stuudios on täna taas korvpallitreener Andres Sõver. Tervist. Ja natukene ikkagi nagu välja nägema ka. No ta praegu ikka ei näe üldse. Nagu, mida sa tahad, et ma hakkan poest ostma talle mingisugust hamburgereid kokku? Ei taha, võib-olla tõi. Nii kui ma ütlesin täna Peemotile ka, et kuule, nüüd sa võiksid juba raamatu välja kirjutada, tead. No, 1,5 aastat oled mänginud Keilaseks, tead. Panid 15 punkti, no, tegin jälle ka nalja, eks tead. No, kohta ma olen nüüd jälginud hästi hoolega Karvi tegemisi, Karvi intervjuusid ja ma ütleks talle hästi lühidalt kokku. Ma ütleksin nii, et tead, noormees, tee kõige ennem kodus asjad korda. Kõige ennem püsi oma rinna pealt puhtaks asi, tead. Ja siis mine Lätti, tead. Ära hakka jälle suurelt lendama, tead. Eesti ja Läti. Kasugused pildid ette, kus ma ise olen ka aktsioonis. Aga kas Andres on ka pildi veel kuskil? On. Ta leidis ülesse kohe. Kuule, vaata, Kalev. Eita. No näed. Ja ei vahva, jah. Mängime siin ja või näiteks see pilt siin, tead, näed. No seal sa ei ole mängumees. No kuidas ma ei ole? No siin on meil kõik koos, aga sa ei arva, et post kaitses lahjaks jääb? Vaata, kõik me kardame seda. Ma toon selle näite selle esimese mängu põhjal. Mis kuradi lahjaks saab jääda, kui vastastel mängib 17-aastane nolk? Ja teine asi, 57 punkti lasta visata esimene poole. Ma küsiksin, Rannula, alloo, kus sa oled? Kus sa oled, Rannula? Ja on 6500 inimest. Ükski mängija ei ole pingevaba. See on kohutav presse, mis tuleb nendelt rahvalt ja ootustelt. Ja nüüd on see inimingede insener, kes pingi otsa peal on, peab suutma võtma need pinged maha. Ma veel kord toonitan. Mängija oma frustratsioon ja see on selge, et teda provotseeriti seal. Selge. Aga vot need asjad ongi. Kuidas tahavad need kuradi mehed, kes on sama poisikesed? Ei, aga see on naljakas, et Miks ikkagi 57 punni panakse esimene poolaeg ära? Kas see on sellest, et meil on uisud all või? Teistel on ketsid, meil on uisud all või? See, mis ta nimi on, see Murtsia poiss, see Raieste. Vaat nüüd ma oleks tahtnud, ta on ju kurat nii sitke ja kõva, eks tead. Ja kui nüüd mõtled ikkagi seda, et noh, igasugused ravida pisivigastusi ja need minu jaoks on need kõik niisugused tule eile meile jutud, tead. Noh, ainult ma saan nagu fantaseerida veel, tead, aga äkki kui ta oleks olnud, tead. No ikka miks ta ei oleks olnud ja kui ta oleks olnud, mis siis oleks olnud? Pikkadest rääkides me juba ammu ootame, et sul tuleb üks pikk, aga on juba tuleb, ma tundsin kohe, kui ma siia täna tulin, et istus lennukisse juba hakkab tulema. On või? Laupäev. No ta Killinguga nad panid ju selle esimese mängu ju Taltekiga panid ära. Taltekiga naksti, tead, ja vendad oli pauk sees. Kõigile on kätte jõudnud teisipäev ja me oleme siin Siduri tänaval Betsafe'i korvpallistuudios rääkimas korvpallijutte. Kui te vaatate, miks Must päev esimese pealt peale? Kurat, ütle ise siis talle, tead. Okei, tead. Siis ma räägin, võtan koosolek kokku, ütlen, aga kuule vend, tead, mis ei ole Ameerika, tead. Sa tuled, teed oma trikid ära ja paned peale. Jälle tuleks pannakse 5 sekundit, meie rünnak kestab. Eke Rüütli kaitses sunnitud panema Sakist katma, on ju. No Sakis ei saa aru ka, et Eke Rüütli teda katab. No tegelikult ei saa, no. Eke võib tal kukil ka istuda, Sakis paneks ikka ära. Ma ütlesime seal peale mängu ka, et ainuke variant on hüppad ära kukile, kuule, tead. Sa aru, ma panen nad kõrvuti, vaata, siis Sakis on 4 korda nagu laiem kui meie, aga täna hommikut jooksime 8 ringi, tõmbas kangi rinnale ja ma arvan, et homme Eke hakkab ka väänama, tead. Vaata, nendel tänapäeva meestel on ka nagu ambitsioonid on niisugused, millest me tihti aru enam ei saa, tead. No, kui mõni arv, et ta on viskaja mees, aga kui me siin arutame, no, et ta on puukäsi, tead. No, saad aru, nii on mõnel mehel ka, kes tuleb siia Keilasse mängima, ta tahab NBA-sse saada, no, katsub püha müristus, noh. No, kui NBA, Keila see platvorm ei ole, kust NBA-sse minna. Ma ütlen veel kord, kunagi üks Soome treener oli Pasi Raudiainen, tead, et maga öö üle, järgmine päev on kergem olla. Ja ma magasin selle öö üle ja mul läheb täiega edasi, nii et palju õnne. Sellega, kuidas intervjuus ta ütles, et noori on valesti kasvatatud, siis ma ütles küll, et no kuule, et ei tormike, tead, nüüd suu kinni, tead, no. Et aga härra Varrak, kas sul ei ole nii palju mehe mune, tead? Kui raha ei ole, mängidki esiliigat, kogu lugu, no. Midagi teha ei ole, no. Mängidki esiliigat. Ole vaid, aga kuule. See ongi amatöörkorvpall, las ta olla, no. Mis vahet selles amatöör? Jaa, ei, kõik on tore. Kas nüüd on siis profikorvpall või? Kas nüüd Cramo ja Tartu teevad profikorpalli? Kuule, lõpeta, Kalev, meil on kogu see värk on amatöör. Kogu on. Ja mitte ei arva, vaid tean, juba nii kaua aastat selle sees olnud. Me ise arvame, et meil on profivärk, tead. Ei ole.